see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Äärekaitsja eksimus. Kus on? Mõista mängu, naudi hetke. Tervist, eetris on Viatbeti stuudio, jalgpallistuudio ja täna on meil külas endine spordiajakirjanik, vahepeal ka natuke lastetreeneri tööd teinud ja tegelikult viimastel aastatel ikkagi kõva reklaamikuru või reklaamitegelane olnud Oliver Lomp. Tervist! Tervist! No ma praegu ka natuke kirjutan ikkagi jalgpallist. No, olen näinud Soccernetis, jaa. Et hoiame, nii nagu mina hoian natuke ajakirjanduslikult kätt või suud või mida iganes soojas, nii ka sina, eks ole. No, kõige muu kõrvalt palju, kui sa kirjutad Soccernetis ka natuke, siis see ilmselt jalgpalli MM-i oled päris palju vaatanud, et päris kaua on juba kestnud, oled juba väsinud ka sellest MM-ist või? Väsimus oli olemas küll, aga nüüd on just vastupidi, et kurat, et 8 mängu on ainult jäänud. Et praegu isegi on see tunne, et tegelikult võiks pikemini kesta, et aga ma ei tea, lihtsalt kirjutamistuhin tuli peale, et see on nii palju toimunud tegelikult nii platsil kui selle väliselt, et kuidagi mõtted lihtsalt tekivad ja siis hommikul paugutad oma asja valmis ja paned teele. Üldiselt on MM sinu ootused täitnud või sa ütled, palju on toimunud, tegelikult ongi palju toimunud, et ma olin MM jälge üsna skeptiline, aga tegelikult on see MM olnud päris huvitav. Aga jälle, kui selle nurgalt vaadata, et kihlveokontorites millised tiimid olid siis esi-4, kõik nad on praegu ikkagi poolfinaali võimalusega vähemalt, et oligi ju järjekord oli vist, kui ma ei eksi, Hispaania, Prantsusmaa, siis Argentiina, Inglismaa suhteliselt nagu oli võrdsed, eks kõik on praegu mängus, kes raskemini, kes veidi libedamalt, aga jaa, see ilmselt nagu päris selliseid mingeid ülesõite ei ole ikkagi olnud, et ma näiteks sama Prantsusmaa Paraguay mäng, ma olin suht kindel, mängupiltil täpselt selline, nagu ma arvasin, Paraguay ongi hästi vastik tiim, aga peaaegu läks õnneks, eks oleks isegi selleks robustse andmisega oleks võib-olla venitanud, eks ole, natuke teistmoodi läinud penatitena, aga jah, võib-olla mingit ühte üllatust oleks võib-olla veel tahtnud, mingis ma ei tea, Jaapan jõudnud näiteks. Aga kas Norra võidukäik ei ole ikkagi natuke üllatus või? Kui ajalugu vaadates kindlasti on, aga ikkagi praegust koosseisu ja see Haaland on väga, väga kihvt kuju ja ma kusjuures mingi aasta tagasi äkki, kui ma mingi ennustustabeli läbi mängisin, siis ma panin Norrale panin poolfinaali. Mine tea. No jaa, kui Haaland ära võtta, siis see Norra koondis on nii tugev, seal on väga head mehed, aga ta ei ole selline, mis peaks olema maailma absoluutses tipus. Jaa, aga kui me võrdleme näiteks, võtame selle sama Argentiinagi, kelle särki ma kannan, et ega see nüüd, jah, loomulikult on nagu kraad lahjem, aga kas ta nüüd valgusaasta kaugusel on öödekaardid ja nuusad ja need ikkagi nagu päris vennad. Head mängijad, aga ma ütlen, et siuksed mängijad on veel, nad ei ole nii nagu erilised mängijad, nad on väga-väga head mängijad, aga nad ei ole Messid või Ronaldod, selles vist asi. Haaland juba sinna klassi muidugi. Haaland muidugi, ma mõtlen, et ülejäänud mehed. Jah, aga ja sama on Argentiinal on ka ainult Messi. Prantsusmaa eristub, eks ole, et seal on vaatad, ongi tegelikult iga vend praktiliselt algkoosseis mahuks ükskõik millise koondise algkoosseis, poolkaitses võib-olla mitte. Aga jaa, Norra on kindlasti äge ja ma arvan, et võib suht mürki võtta, et kõik Eesti siuksed neutraalsed jalgpallifännid või need, kelle lemmik on juba välja langed, on kindlasti Norra poolt, et see tundub loogiline. No nagu sa ise korra viitasid juba ja nagu su särka näitab ja nii nagu ma sind pikki aastaid tean, kõva Argentiina fänn, eks ole, et mis tunded sind oma lemmikmeeskonda sel turniiril vaadates on vallanud, et ütleme, viimased mängud on ikka päris rabedad või? Ma olen selline Argentiina fänn, kes ei ela mingite silmaklappidega, et ma üldiselt olen kriitiline ka, kui on vaja olla ja ei valda väga head tunded. Samas tuleb tunnistada, et natukene selle eelmise MM-i võit vist tõmbas isegi endal pinged maha, et lõpuks said kätte ära, eks ole, ma olen ka selle ära näinud, et ma olin nii Rohenev saarte vastu kui ka Egiptuse vastu, ma olin nagu just suht nagu siis läheb nii ja
ja nägemist, et nagu kuidagi aga ma olen pettunud muidugi mängupildist, Argentiina peaks olema tiim, kes on kogu aeg agressiivne, eks ole, nad ei jäta mitte midagi väljakule, aga natuke nagu selline nagu lonkimine, see mulle üldse ei meeldi, et see pettumus on ja tegelikult Messi, 8 väravat, eks ole, raske kritiseerida, aga mulle kuidagi see kehakeel ja kogu see platsil käitumine jätab natuke nagu vähem motiveeritud mulje, kui see oli Kataris, kus ta oli ikka täielik elukas. Aga huvitav, ma nagu sinna vahele, mis nagu Messi puudutab, siis ma olen täitsa vastupidisel arvamusel sinuga, et minu arust Messi, vaatamata sellele, et tal on juba tiitel käes, on nagu minu arust sel turniiril nagu väga motiveeritud ja väga siuke nagu tiimimees ja kõik see võrreldes sinna, ma ei tea, mõne teise võib-olla superstaariga on ta nagu väga teemas sees ja minu jaoks Messi on selle turniiri üks suurimaid üllatajaid, mina arvasin, et sealt püssist enam mingit pauke väga ei tule, aga tegelikult on olnud ikkagi turniiri üks silmapaistvamaid mängeid. Absoluutselt on, aga jällegi minu jaoks, mulle meeldib teha Argentiina analüüs enne suurturniire ja ma väitsin oma Facebooki postituses, kus ma tegin sellise ülevaate, et ma arvan, et Messi on endiselt läbi aegade või praegusel hetkel parim jalgpallur, mis siis, et selle MLS mängib. Ma arvan, et see on puhtalt nagu selline taktikaline mõnus on seal ennast vormis hoida, eks ole, sul ju see puude ja jalgpalli IQ on nii kõrgel tasemel, eks ole, et seal on mõnus siuke trenni teha. Aga väidetavalt enne avamängu sai ta ka sellist perekondlikult ühe niisuguse negatiivse uudise, et tal isa tervis on väga halvaks läinud, võib-olla see natuke segab, et just nagu see, et mul natukene jääb mulje, et kuidagi jah, ta on need 8 väravat läinud, see ongi keeruline kritiseerida, aga samas on liiga palju sellist pallikaotust ja ta nagu ei ole nagu kogu aeg mängus sees. See, et ta longib ringi, seda kõik teavad, eks ole, et ta seal skaneerib ja on vist kõige vähem platsil jooksnud mängija, see ongi temale omane, aga tõsi, võib-olla see Egiptuse värav nüüd, ma ei ole vist nii kirglikku juubeldamist Messi puhul. Ma tahtsingi seda kohe tuua järgmisena nagu näiteks. See on, ütleme, et üldse see Egiptuse vastu need viimased 15 minutit esiteks see juubeldamine, ma ei ole sellist Messi juubeldamist näinudki, või kohe ei tule meelde. Ja teine moment, mis mulle meeldis, millest kui väravat ei tulnud, kus ta põhimõtteliselt näitas oma tippaja kiirust, võttis seal ühe egiptlase ääres niimoodi ette, et pall oli ühelt poolt, ise jooksis teiselt poolt, jooksis ta üle, tsenderdas siis Lautaro Martinez siis on peaga mingi paari meetri pealt sisse, et ühesõnaga tal on kindlasti see kuskil ikkagi olemas, aga võib-olla ongi, et sa oled ikkagi 39 ja sa ei saagi nagu kogu aeg sellise tempoga panna, eks sa oled küpse. No see on loogiline, eks ole, kui vaatame teisi vanameistrit ka, siis ega ütleme, oma kiirus ja võib-olla intensiivsuse poolest nad ei ole paremate peale tasemel, aga see oskus on see, mis neid üleval hoiab. Aga kui sa võtad terve selle Argentiina koondise, siis tegelikult sa ütlesid ka, et sa oled nagu kriitiline ja see mängupilt sind ei rahulda ja ütleme, kui sa Roheneeme saartega oled hädas, eks ole, ja Egiptusega oled hädas, et kas seal on tehtud siis mingeid valesid valikuid sinu arust? Jah, mina kui Argentiina kujutatav treenerite pink oleks teinud teisi valikuid, ma arvan, et võeti liiga palju neid mehi koondisse, kes juba 3,5 aastat tagasi M-tiitli võitsid, natuke vähem värsket verd, okei, mingis mõttes arusaadav, et sa lähed mingi nagu kindla peale, aga jällegi, kui me mõtleme eelmistele maailmameistrivõistlustele, siis sa loomulikult sa seda kellelegi välja ei ütle ja sa võib-olla isegi endale ei taha seda tunnistada, aga see motivatsioon, sa oled selle juba kätte saanud, see on paratamatu puudus. 2014 Saksamaa maailmameister, järgmine MM alagrupp. 2010 Hispaania maailmameister, järgmine MM alagrupp, eks ole, Saksamaal läheb siiamaani kehvasti. Sama Argentiina, tulete meelde, 86 maailmameister, 90 finaalis. Jah,
ja noh, ütleme see Argentiina on natukene sarnane, välja jätud siis see, et see toonane Argentiina istus ainult kaitses ja vist võitis kõik mängud 1-0 või mingi penaltitega, et nüüd ei suuda kuidagi kaitsta, aga no Argentiina puhul muidugi publik ei luba ka seda, et nad nagu täiesti tujutud mängiks, et seal sa võid maailmameister olla küll ja kangelane, aga see noh, nagu selline just loiva mängupilt, see ei olegi aktsepteeritav. Küll aga tegelikult värsket verd natukene on, aga ma olen üllatunud, et ei ole kasutatud isegi Egiptuse vastu, on 2 meest, kes on kindlasti tulevased tippklubide vennad Euroopas, nad juba praegu on silmapaistvad, on Valentin Barco ja Nicolas Paz. Nicolas Paz on Madridi Reali tegelikult omand, ta tegi Comos, Itaalia seeriaas tegi suurepärase hooaega, pääsedi Euroopasse ja Real vist võtab ta nüüd tagasi, noh sellised vendasid, kellel on see täielik nälg, et nad ei ole veel, nad on, ma ei tea, alla 10 mängukoondisest kindlasti teinud, et võib-olla isegi mingi 5, ma nüüd täpselt ei tea, ja seda on vaja. No jaa, kui sa tahad võitma minna, siis teisalt jälle sul võivad need mehed näljased olla, aga neil ei ole seda võib-olla seda võiduoskust, et nendel meestel, kes on see tiitli võidu, neil on see võiduoskus veel, et ma nagu selles natuke oponeerin sulle, et ma arvan, et valikud olid sellest tehtud, et ta valis väga palju neid mehi, kel on see võidukogemus, võiduoskus olemas ja miks nad ei võiks nagu uuesti seda teha? Ma olen nõus, ma ka nagu tervet koosseisu välja vahetaks, aga et kas või vahetusest, näiteks Egiptuse vastu, vahetusest sa tood Montielli, kes on selline, noh, mängib Argentiina liigas ikkagi, see ei ole päris Euroopa, eks ole, ja sa tood ikkagi need vennad, kes no võib-olla seal on mingid muud taustad, ma ei ole praegu jõudnud vaadata, äkki ei ole vormis, no ma ei tea, samas Jordaania vastu mängisid, eriti Barco oli väga hea, noh, alagrupi viimases mängus, kus nad andsid mängida, et no ma ei tea, muidugi võib ka see olla, et vahetevahel on suurte tiimidega nii, et nende väikestega on nagu keeruline ja siis kui päris tiimidega mängima minnaks, siis on see mängupilt palju parem, et seal võib ka see olla. Et ma nagu ei välista, 3 mängu on jäänud, eks ole, kui tahetakse tiitel võita, et ega ma ei välista, et nad, ütleme, kui Šveitsi vastu edasi lähevad, siis Inglismaa või Norra või Prantsusmaa või Hispaania vastu võib-olla mängid paremini. No vähemalt ühes asjas on Argentiina nagu võib-olla ilmselt rahul, et Igib oli sellest rivaalist Brasiiliast on paremad olnud, et Brasiilia on juba kodus ja nemad mängivad edasi, et see rivaliteet on ilmselt ikkagi ka väga oluline ja seal olla parem. No mul väga kahju, et lähimineviku MM-ide ajaloos Brasiilia kuidagi ei taha üldse Argentiinaga kohtuda, et 2014 said nad Saksamaalt 1-7, eks ole, finaali jõudnud, Argentiina jõudis, eelmine MM Kataris Brasiilia täiesti vastu ootustele kaotas Horvaatiale, Horvaatia läks poolfinaali Argentiina vastu, see MM oleks ka see võimalus olnud, et kuidagi ei taha see juhtuda ja mul on väga kahju, et ei tahtnud juhtuda ka võib-olla jalgpalli ajal kõige suurem mäng, et oleks Portugal oma alagrupi võitnud, siis oleksid nad veerandfinaalis Argentiinaga kohtunud ja kuna Messi ja Ronaldo fänne on maailmas nii palju, siis ma arvan, et need oleks olnud väga erilised 90 või 120 minutit jalgpalli ajaloos. No lisaks mängulisele poolele nüüd Argentiina tõusis siin ka eile uudistesse sellega, et FBI on hakanud nende rahaasju uurima, et ma ei tea, palju seda jälginud oled, aga ikka tüüpiline selline Lõuna-Ameerika värk, et mingid kahtsed sahkermahkerid käivad ka. Jaa, see vist, nii palju kui ma olen jõudnud uurida, see puudutab tegelikult paari aasta tagust rahapesu, jah, et mitmesajad miljonit käisid sealt kahtlast teid pidi läbi. No absoluutselt ei üllatast, et Argentiina jalgpalliliit on olnud aastakümneid täiesti mudas, siin 15 aastat tagasi oli moment, kus, mis 15 aastat tagasi, vähem, 2015 Copa America vist unustati pärast poolfinaali, Argentiina võitis selle poolfinaali, unustati lennuk järgi kutsuda, enne finaali pidi 6 lisatundi lennujaamas olema, siis on seal Messi on maksnud mingi turvameeskonna palkasid, Argentiina ei ole suutnud saata
U19 Lõuna-Ameerika meistrivõistlustele koondist, sest ei olnud raha ja no see on täiesti, see on kaos. Et see ei üllata absoluutselt. See kindlasti vastab tõele ka, ma siin ei hakka üldse midagi kaitsma. Aga veel Argentiinast rääkides, Egiptuse koondise peatreener oli ka ikkagi väga marus selle mängu lõpus ja rääkis, et see oli kõik nagu näitemäng ja kõik mängiti Argentiinale kätte ja FIFA soovib, et Messi oleks turniiri lõpuni mängus ja nii edasi, et kas see on kaotaja siuke frustratsioon või ikkagi sellel turniiril kuidagi on nii, et nendele ässadele kas nüüd nii otseselt, aga kuidagi natukene tehakse mingeid asju nagu paremaks? No ma arvan, et see on igal turniiril natuke niimoodi. Ega siin see teine pool siis, kes need Argentiina vihkajad, nagu ma neid kutsun, ega see Katar oli ka ju nende jaoks, see kõik oli ära kirjutatud juba ette Infantino poolt, et Argentiina peab selle võitma ja loomulikult, kui sa teenid palju penaltit ka, siis saab kõvasti õli tulla panna, aga see Egiptuse treener on muidugi omaette frukt, et ma natukene vaatasin ka ta tausta, et ta siin 2 aastat tagasi rääkis sama juttu, kui nad ka langesid Aafrika meistrivõistlustel Senegali vastu välja, et Senegali eelistatakse ja siis ta on siin isegi vist, see ei ole küll nüüd fakt, aga vist on paar päeva trellidega ka istunud ja ründas mingit fänni ja fotograafe ja et see on niisugune omapärane kuju, samas Mo Salah, eks ole, kes on kindlasti kõige suurem staar Egiptusel, tema nagu jättis nagu spetsiaalselt ilmselt ütlemata, isegi kui ta tundis võib-olla emotsioonide nii-öelda najal, ta jättis kommenteerinud, ütles, et ta on uhke Egiptuse üle, et nad nii kõvasti võitlesid ja ma ütlen, et see halva kaotaja teema, ma ei hakka neid otsuseid kommenteerima, ma olen neid ka üle vaadanud ja ma arvan, et ja enamus tegelikult jalgpallimaailma arvab, et Egiptusele ei tehtud liiga, aga sa ikka treenerina süüdi, kui sa 0-2 eduseisu suudad maha mängida, et parem nagu vaata nagu endale ka peeglisse, et võib-olla ta ilmselt vaatabki hiljem, eks ole, kui natukene on need emotsioonid lahjenenud, aga jah, see on Argentiina ja eriti Messi Argentiina, ma ei tea varasemat, see on Argentiinaga kogu aeg kaasas käinud, see nagu sisse kodeeritud see, et kõik on neile tehtud ja seal ongi, mulle meeldib olla Argentiina fänn, et siin on kas nagu need, kes toetavad seda asja või siis on õudsed vastased, eriti Eestis. Ja ma, nagu sa vist oleme kunagi rääkinud ka, ega ma olen ka Argentiina pooldaja alati olnud, võib-olla mitte nii ultra nagu sina, aga minul muidugi ulatuvad need juured nagu päris kaugesse aega siin 78 Mario Kempes ja 86 Maradona ja nii edasi, et need olid ikka ka ägedad ajad. Aga sellel MM-il nüüd, Messist me oleme siin nüüd rääkinud, aga kas sa oled muga nõus, et see on ikkagi täielikult superstaaride MM seekord? Absoluutselt, ma isegi võiks pakkuda, et äkki nii sellist MM ei olegi olnud. Täpselt, ma ka nagu ei mäleta, et nii selge. Kõik superstaarid panevad täpselt nii, nagu neilt oodatakse ja ma arvan, et FIFA ja korraldajate jaoks on see MM täielik jackpot, sest et superstaarid säravad, on väiksed muinasjutte, nagu need Roheneeme saared, skandaalid, see kõik ju sotsiaalmeedias levib, ehk siis MM saab tähelepanu ja skandaal samamoodi toetab, eks ole, FIFA tegelikult lõppeesmärki, et see on olnud väga äge MM, meile jah, eestlase jaoks on natuke kehva, et ta lihtsalt nii lollidel aegadel on, mul on ka jäänud mingid suht tähtsad Inglismaa-Mehhiko, mul oli äratus, panin kinni kogemata, et aga see on, ma arvan, et olnud ja ta on isegi üllatavalt palju pildis olnud, sellepärast et minu meelest nagu meie meedias oli ka jube vaikne, oli isegi mingi paar nädalat enne turniiri, muidu on ikka, see hakatakse juba kohe kerima, eks ole, et tuleb suur turniir, et jube vaikne oli ja nüüd on ikkagi MM põhiteema ja ükskõik kus käid ja näed, et ikkagi inimesed on kursis, mis toimub. Aga kui jalgpalli võib ju pidada tegelikult nagu selliseks võistkondlikuks mänguks ja räägitasegi, et võistkond võidab ja nii edasi, siis tegelikult, kui me räägime neist staaridest, siis 8 hulka on pääsenud need võistkonnad, kus need superstaarid ka mängivad, eks ole, et võtame siin Prantsusmaa, Inglismaa, Norra, Argentiina, eks ole, et need on kõik sellised satsid, kus on see staar olemas, et kuidas sa nagu siis seletad, et kas see mäng ongi muutunud kuidagi
nagu staaride kesksemaks või lihtsalt nad ongi nii head lihtsalt, et nad lihtsalt löövad ära ja ongi kõik. Vot see on hea küsimus jah, et kui mõelda näiteks eelmise MM peale, mis oli 3,5 aastat tagasi, noh, ütleme ka Messi, Mbappé, eks ole, suured staarid mõlemad siis ja ka praegu, noh, ka särasid tegelikult, et noh, Ronaldo mitte, Ronaldo, kes oli sama vana või noorem kui Messi on täna, eks ole, vahepeal meeldib nendele Messi vastastel rääkida, aga Ronaldo on ju 2,5 aastat vanem, eks ole, et ta ei saagi särada, no oli ju 3,5 aastat tagasi oli võimalus nooremana, aga see selleks. Ma ei tea, no see tundub ulmeline, lihtsalt kuidagi on niimoodi läinud, et noh, räägime kas või Haalandist, eks ole, 7 väravat, palju tal oli neid võimalusi selle Brasiilia vastu, 2 tükki. Mõlemad lööb ära ja ongi tehtud. Või see teine poolt ka otsustada mingi võimalus, et lihtsalt võttis lõi peale, lihtsalt oli kõik. Et see kuidagi jah, jalgpalli jumalad on seda MM-i soosinud, noh, Mbappél on võib-olla rohkem võimalusi, aga aga ta on ka ikkagi väga palju ära löönud, et jah, võib-olla Jamal on ainuke, kelle, noh, et ikkagi, mis tal on värava sööt, võib oleks natuke rohkem oodanud, aga samas Hispaania stiil ongi see, et nad meenutavad väga seda 2010 aasta koosseisu, kus mina kutsusin neid parimaks kaitsemeeskonnaks, sest et nad lihtsalt hoiavad palli ja noh, kui sa palli ära ei saa, siis sa ei saa ka rünnata, et nad on natuke nagu selle vaibiga ja noh, et nad ei torma rünnakule, et nad võtavad rahulikult. Aga natuke seda teooriat, et see edu sõltub nendest staaridest ja näitab tegelikult seesama Ronaldo juhtum ka, et Ronaldo oli küll platsil, ütleme nii, ei säranud ja Portugal langes, eks ole, noh see viimane mäng play-offis oli ka ju, noh Ronaldo oli nagu väljakul, aga oli näha, et ta nagu ei jaksa, no reaalselt oli nagu isegi valus oli vaadata seal platsi peal. Et ma olen nagu seda meelt, ma olen siin saates varem ütelnud, et minu arust Ronaldo on saanud põhjendamatult võib-olla suurt kriitikat kogu selle turniiri jooksul. Aga ütleme seal viimases mängus oli küll nagu näha, et noh, tal ei olnud seda reaalset jõudu, väravad ei tulnud ja meeskond langeski välja, et see läheb nagu samasse katlasse tegelikult. Jah, no ka Portugali meedia juba tegelikult enne MM-i rääkis, ja ma ei räägi sotsiaalmeediast, vaid päris meediast, oli ühes tuntud Boole, vist on selle ajalehe nimi, oli Gallup, et kas Ronaldo peaks olema põhikoostuse mees, 70% portugallastest arvas, et ei peaks. Et no staari olemasolu, noh Neymar samamoodi, eks ole, noh ei saanudki lõpuks eriti põllule, sai oma sümboolse värava küll penates kätte, aga oluline on ka see, mida see staar riietusruumis annab, et noh, siin on spekuleeritud Ronaldo selle olemusega, et kas ta üldse ikkagi, kas ta pigem on, tema enda edu on esikohal, mina ei ole siin arvaja, eks ole, et aga on spekuleeritud sellega, et äkki ta ise on ikkagi tähtsam kui koondis, et noh, mine tea, äkki ongi. Et no Messi jaoks ilmselgelt ei ole. Erinevalt ka Neymarist, kes oli riietusruumis nagu väga kõva nagu olnud. Absoluutselt, jah, et ja noh, Haaland noh, tundub ka igati siuke karakter, et noh, loomulikult on suurim saar ja ta teab seda, aga ta ei ole ilmselt see, kes nõuab endale palli ja laiutab käsi, kui midagi teistel välja ei tule. Et ja Jamal ka ei ole selline, isegi Vinicius, kes minu jaoks suhteliselt ebameeldiv siuke laiutaja. Vinicius põhiasi ongi, käed ongi rohkem laiali kui mõnes muus osas. On küll jah, et aga isegi tema käitus suhteliselt nagu normaalselt, kuni siis selle väljalangemiseni, kus ta seal ka kohtunikuga päris korralikult õiendas, et jah, tähtis ongi, ja no see on treeneris kinni ju tegelikult ka, et kui sul ikkagi MM-il ja EM-idel on olnud juhtumid küll, kus saadetakse minema, et kui sa saad aru, et see mõjub meeskonna halvasti, siis saadetakse minema, noh, Ronaldo, sa ei saagi teha Ronaldoga, sest et ütleme juhul, kui ütleme, et näiteks Ronaldo oleks ära saadetud, noh, see on hüpoteetiline, seda kindlasti kunagi juhtuks ja siis Portugal langeks välja, noh, mis see peatreener, no siis tal on veel keerulisem võib-olla. Mina tean natuke seda meelt, et minu arust need vanad teened kõik midagi maksavad, et võtame sama Ronaldo, et kui palju ta on koondisele nagu aja jooksul andnud, et noh, seda ei saa selle pärast juba ignoreerida või päris kõrvale jätta. Ei, muidugi saa, noh, lihtsalt tema võib-olla see pluss ja miinus korraga on see, et ilmselt on ta see plusspoole läheb see, et ta on karjääris, noh nii võisma karjääri selle tõttu teinud,
see võidutahe ja see meeletu ambitsioon, võib-olla ületamatu ambitsioon isegi teistega võrreldes, aga samas noh, võib-olla ongi keeruline, olles sellise karakteriga 41-aastaselt endale ikkagi tunnistada, et tegelikult ma ei ole see põhikoosseis, tegelikult ma peaksin ikkagi puhkama ka, sest tõesti, noh, Inglise meedia kutsus vanaisaks Ronaldot, kui seal, noh, see Hispaania vastu see viimased, mul oli ka valus vaadata ja ma ütlen ausalt, ma olen siin isegi kirjutanud mõne Ronaldo fännile enne mängu, ma siiralt mõtlesin, ma tahan, et Ronaldo läheks hästi, et ma ei olnud Portugali poolt kindlasti, aga et noh, tore oleks, kui ta oleks nüüd siis mingi värava või midagi, aga seda oli valus vaadata, et noh, seda oli näha, et pool tundi, noh, ta ei jaksanud üldse. Et kurb. No sinule kui Argentiina fännile, mis tundet tekitab see, et 8 võistkonna hulgas on 6 Euroopa meeskonda, et ikkagi Euroopa jalgpalli võidukäik, kuigi siin peale alagrupi turniiri räägiti siin Aafrika võistkondadest, kes siin 10-9 said edasi ja nii edasi, siis kui me vaatame nüüd veerandfinaalpaare, siis 8-6 Euroopa võistkonnad, et ikkagi jalgpall on ikkagi Euroopa. No Mbappé ütles ka 2022 MM-i eel, et mis kindlasti Argentiinasi motiveeris, ütles, et noh, et Lõuna-Ameerika meistri või seal Lõuna-Ameerika valiktsükkel, et seal ei ole ju mitte midagi, et seal on ainult Brasiilia ja Argentiina ja noh, loomulikult Argentiina meedia kirjutas sellest palju ja eks see jõudis mängijate kõrvu ka aga no ei ole midagi teha, jah. Kõige suurem pettumus minu jaoks Kolumbia. Ma tegelikult ma eeldasin, et nad jäävad alagrupis ikkagi teiseks ja jõuavad päris kaugele seal teises nii-öelda pooles siis. Aga jah. Kuigi neil ei võimalus praegu, Šveitsi oldu see võistkond, kellele nad oleks pidanud kaotama. Seda mängu vaatasin ja see oli täielik pettumus. Ma Argentiina fännina olen muidugi rõõmus selle tulemusele, sellepärast et Kolumbia on Argentiinal väga vastik vastane. Viimases valiktsüklis sai Argentiina 2 mängus 1 punkti. Viimas Copa America finaalis võideti Kolumbiat 1-0 lisaajal. Sellest eelnevas Copa Americas võideti poolfinaalis penaltitega. Noh, Kolumbia on selline noh, ta on nagu Paraguay, aga lihtsalt mängijate tase on nii palju kõrgem, et selline hästi ebameeldiv, aga Šveitsi vastu oli täielik pettumus. No see oli üldse üks iga mäng, et ma isegi kahetsen, et ma üleval olin. See oli väga iga mäng ja ma tunnistan ausalt, jäin ka lisaajal tukkuma ja ma korraks nägin, et löödi penalte, aga kahjuks me otsustavat ikkagi ei näinud ja siis oli juba järsku mäng läbi. No, nii on. Võt seda vist ei ole minuga juhtub penaltida magava jäänud. Ei, ma nagu jäin nagu enne, ma korraks nagu virgusid nägin, et ta lüüakse ja siis läbi juba, kes võitis, võtsi telefoni ruttu lahti vaatasid. No võt see võtab selle mängu kokku. See võtab selle mängu kokku, jah. No 4 veerandfinaali on ees. Käime korraks läbi Prantsusmaa, Marokko, no mis Prantsusmaa peaks olema ikkagi selge soosik? Peaks kindlasti olema, aga ma arvan, et see sama Paraguay esitus andis päris palju mõtteid. Kuidas nende vastu mängida? Et ma tean, siin Argentiina mingisugune legend rääkis potentsiaalsest Prantsusmaa Argentiina finaalist mõned päevad tagasi. Ütles, et tema, see on tema arvamus muidugi, et tema Prantsusmaad eriti karda, et neil on 4 väga head ründajat sisuliselt platsil, poolkaitse on olematu, kaitsed on ka head, et kui Argentiina mehitab poolkaitse väga hästi ära, ründajad sisuliselt palli ei saa, normaalselt ei saa palli, siis Prantsusmaa võib olla vägagi haavatav. Paraguay, nende vendade tase on ikkagi suhteliselt madal. Eigo siin rääkis eelmises, et võib-olla Prantsusmaa G-koondisesse saaks Paraguay parim mees, et no ma arvan, et siin on küll kõvasti mõtteainet, et ma arvan, ja Marokko on ikkagi hea ja kelle Marokko välja on löönud turniirilt, eks ole, see näitab ka midagi ja see ei ole juhus, sest et eelmine lõid ka väga head. Eelmine MM lõid nad Hispaania ja Portugali välja, nii et see on päris tiim ja seal võib selline üks asi otsustada, aga nagu ikka selliste Araabia sugemetega tegelaste puhul, et see mäng võib ka käest ära minna, näiteks Prantsusmaa saab kiire avavärava, midagi seal ei sobi kohtuniku töös, võib-olla saadakse punane kaart ja siis ongi nägemist ja muide rõhutan veel, et
et juba uued vandenõu teoreetikud on ka siin ennast valmis pannud, sellepärast et vilistab siis Argentiina kohtunik koos oma argentiinlastest kamraadidega, et siin juba Deschamps, ma tean, siin pressikonverentsil ütles, et me mängime siiski Maroko, mitte kohtunike vastu ja ma loodan, et Argentiina kohtunikud teevad sama hea esituse, nagu Prantsuse kohtunikud tegid siis Argentiina-Egiptuse mängus. Aga siin on jälle mõtteainest, et uued skandaalid on võib-olla õhus, aga Maroko on kindlasti tugev tiim ja ma arvan, et see mingisugune, ma arvan, et tuleb päris hea mäng. Samas Prantsusmaa on huvitav koondis, et nad on tugev, ülitugev, eks ole, kõik nii on, aga nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud, ma ei tea nagu ühte inimest, kes Eestis oleks Prantsusmaa poolt. See on nagu kõige ebapopulaarsem koondis nagu praegu, mul on selline mulje jäänud nagu. Tervitan siinkohal oma kolleegi Tiitu. Kes on Prantsusmaa poolt. Aga mis ta seal võlub? Ma mäletan, Prantsusmaa oli siis tore, kui seal Platini ja siuksed mehed mängisid, eks ole, aga mis praegu? Jah, no võtta, see on võtta lemmikut ei vahetata, et juba keeruline on see, et isegi kui sulle võib-olla ei ole sümpaatne, siis see kuidagi jääb, see on see veider, see spordifännlusega kaasas käib, et isegi kui su klubi või koondis saab, ma ei tea millega hakkama, siis sa oled võib-olla väga pettunud, aga see tunne on ikka sees, et sa oled neile pöialt, et ja ja Zidani selle ajastu fänne on ka kindlasti, et jah, aga liiga palju ei ole kindlasti. No järgmine paar, Hispaania, Belgia, jälle Hispaania selge soosik, samas ka ikkagi, ütleme need viimane võit ka tuli ikkagi raskelt neile, et ei ole nii jalutuskäik. No enne turniiri ma arvasin, et Hispaania saab olema suur favoritidest kõige suurem pettumus. Ma arvasin, et Kolumbia lööb nad välja küll. No ma ei tea, Hispaania puhul on võib-olla see ühekülgsus natukene, et nad teevad küll seda väga hästi, aga tõesti, Portugal oli ju mängust täiesti sees, teise poole lõpp oli ikkagi täiesti Hispaania mäng, aga sul ei ole klassikalist tipuründajad, see Orizabal on küll tegelikult väravaid löönud ja isegi üle otsusta hästi, aga ja kogenematus ka, et need tuleviku venna, Rodri on sul ikka kogenud vend, aga kõik Pedrid, Jamalid, Kaavid, Barcelona on ka olnud siin viimased 2 aastat meistrite liiga favoriit näiteks, aga Barcelona ikkagi komistab. Ei ole isegi finaali kohta ei ole tulnud ja komistab üllatavates kohtades, et Hispaania, ma arvan, et isegi Belgia, see väga kummaline Belgia, ei saa ka aru täpselt sellest tiimist, et kes nad on või mis nende potentsiaal on, et nimesid justkui on, aga samas mängupilt on imelik, alagrupis oldi väga ebaveenev, aga jällegi võib-olla Hispaania hoiab palli, saab minimaalse võidu, aga jällegi, ma arvan, et võrdne mäng, siin ei ole mingit ülesõitu kindlasti ei tule. No Hispaania on nüüd valitsev Euroopa meister, eks ole, aga kas sa oled mulle nõus või on see siuke hoopis mingi minusuguse vanamehe inin, et see Hispaania koondis on tugev ja kõik on nagu vägev, aga võrreldes nagu nende selle hiigela Hispaaniaga, isiksusi nagu ikkagi ei ole seal või need nagu tavalised jussid on seal rohkem, mitte nii ägedad vennad, kui ütleme parimate aegade Hispaanias olid? Nõus ja võib-olla isegi tegelikult minust Hispaania tugevus oli see, et seal ei olnud ka nagu liiga suuri egosid, et need Xavi Iniestad, eks ole, kes selle põhituumiku võib-olla moodustasid ja kõik olulised vennad, ega nad ei olnud sellised nagu suure staari olemusega, et nad olid sellised ikkagi tasased töövennad, kes ei olnud nagu, kes ei tahtnud liigset tähelepanu, neil oli meeskond oli esikohal, aga tõsi, olid ka sellised mehed nagu Casillas ja Ramos, eks ole, et
et võib-olla sellist Ramosest on küll puudu, et see Kubarsi, kes on 19, ta kindlasti tulevikus, ta praegu juba üks maailma parimaid kaitseid, et võib-olla tema on see materjal, aga äkki veel 19 oled, siis ei ole veel. Minu arust teil on puudus üks mees nagu Torres, kes võtaks need pallid ära lööks seal ka, eks ole. Parimate aegade Torres kuluks sinna Hispaania koondisse praegu väga ära, eks ole. Absoluutselt, ega Hispaania, mis mulle Argentiina, natuke nad sarnased, lihtsalt Hispaania mängib seda nii-öelda tiki-takat kvaliteetsemalt, jällegi ühekülgne, senderdusi kasti praktiliselt ei tule, okei, nüüd viimas mängus see Romero oli ära, aga see oli ka mitte võib-olla kõige klassikalisem nii-öelda tääre pealt läbi murre ja tsenderdus siis peaga, nagu siin Inglismaa on võimeline lööma, aga ma arvan, et ühesõnaga jah, ma endiselt jään selle juurde, et ma arvan, et Hispaania on haavatav, samas kui Argentiinal õnnestuks finaali kuidagi ennast kas siis ilusti mängida või kobistada, siis ma arvan, et Hispaania sobiks sinna väga hästi. No järgmine paar, ma arvan, on võib-olla kõige intrigeerivam ka Eesti jalgpallisõprade jaoks, eks ole, et nagu sa ütlesid ka, et paljud võib-olla on saanud Norra fännideks ja Inglismaa fänne nagunii on palju, eks ole, et need Norra-Inglismaa lisaks 2 superrealiseerija vastasseis ka siis, eks ole, Haaland ja Kane, eks ole, et no mina seda mängu ootan nendest kõige rohkem ja ma tunnistan ausalt, et mul on seal kõige keerulisem ka nagu, ma tahaks nagu, et mõlemad läheks edasi. Ma ei tea, kas ükst asja võimalik teha, et mõlemad lähevad edasi. Vist ei ole. Samas see toimub siiski riigis. Just tahtsin öelda, et kui mõlemad talle meeldivad, siis äkki annab korraldada, et see Šveits ja Argentiina seal allpool, asja. Aga jah, ma millegipärast arvan, et äkki see Norra teekond ikkagi saab läbi. Mul need ajad on möödas, et ma nagu põhimõtteliselt, kuna ma olen Argentiina fänn, siis ma põhimõtteliselt olen Inglismaa vastu ja Brasiilia vastu, et seda nagu enam ei ole, ma nagu vaatan jalgpalli teise nurga alt ja mulle tegelikult see Inglismaa koondis nagu isegi meeldib, mitte et nad oleks suhteliselt head mängupilti näidanud, aga ei ole nagu sellist ei ole nagu näiteks Kane on ülikihvt tüüp, eks ole, ta on kindlasti nende kõige suurem staar koos Bellinghamiga, aga ta ei jäta sellist nagu vastiku staari muljet, et ta on selline töövend ja see, kuidas ta teeb ikka, võrreldes Haalandiga näiteks, mängija sarnast positsiooni, aga Haaland ikka seob mängu palju vähem, Kane on kaitses, ta tuleb pallile vastu, vahepeal keskväljal nagu Messi, ta on nagu äge tüüp, et sellised nagu sümpaatsed tüübid on seal Inglismaal ja Haaland on ka sümpaatne ja suht sama, et ega ma tahaks muidugi, kui eeldusel, et Argentiina suudab Šveitsi võita, ma tahaks muidugi näha Argentiina-Inglismaa finaali, lihtsalt see nagu mänguna oleks palju kihvtim. Aga mul ei ole nagu ka sama, tulgu hea mäng ja siis see parem pääseb edasi ilma skandaalita. Ja ilma skandaalita, ja. Aga see on kindlasti vahva mäng. No ja lõpetuseks siis jõuame ringiga Argentiina juurde jälle tagasi, Argentiina-Šveits, siin ei tohiks küsimust olla, et Argentiina läheb siit poolfinaali. 2 nädalat tagasi ma oleks ka arvanud, et ei tohiks küsimust olla. aga võib-olla koperdamised ära koperdatud. Jah, ja jällegi jah, nagu ma alguses ka rääkisin, et äkki tõesti, ja Šveits nagu peaks jällegi nagu stiililiselt sobima, see Kolumbia mäng, tõesti see oli nii staatiline, nii igav mõlemalt poolelt ja Kolumbia tegelikult on agressiivne, et Argentiina kvaliteet peaks Kolumbia omast ikkagi kõrgem olema ja kui Šveits mängib sama staatiliselt ise ka, siis küll see kas või see sama Messi mingi augu ta ikka leiab, et see asi ära otsustada. Samas on distsiplineeritud Šveits, et jällegi väga suur pettumus oleks, kui Argentiina siin komistaks, aga ja Šveits on juba nagu hästi teinud, et see võib ka natuke mingid faktorid. See rahulolu tunne on juba sees. Et sa oled juba, et keegi ei läinud sinna tõenäoliselt selle mõttega, et me nüüd läheme seda MM kinni panema, et sul on veerandfinaal, sa oled esinenud jumala viisakalt, sul on nagu ka jällegi mingi rahulolu tunne, nagu Argentiinal võib-olla on see rahulolu tunne, et neil on juba MM käes, et vast Argentiina ikkagi võidab, aga jällegi Šveits ju ka
näeb, et hakkab kerima neid Roheneeme saarte taktikaid ja Egiptuse taktikaid, mis tundub üllatav, nad ei mõelnud selle peale, ma arvan, et enne MM-i. Aga jah, ma arvan ikkagi, et Argentiina veel see teekond ei lõppe. No lõpetuseks, mis sa arvad nüüd, kui USA koondis, Ameerikas kõik uskusid, et USA tuleb maailmameistriks, eks ole, ja selline asiotaaž oli üles töödud, on välja langenud ja minu arust täitsa loogiline, et on välja langenud, ega nende tase tegelikult ei olnud seal nii tipus. Kui palju see ameeriklastele nüüd see MM-i lõpufaas üldse korda läheb? Mis sa arvad? No kuna ikkagi see on nii ameerikalik see MM oma nende joogipausidega jutumärkides ja kogu see, no ma olen vaadanud ka neid ülekandeid, mida siis on võimalik Ameerika vahepild või Ameerika telepildi vahendusel näha, et no seal on ikkagi tantsutüdrukud ja kogu see, no see show käib ikkagi lõpuni, et ega need profiliigad on ju sama, et minnakse ma mäletan, kui see Jokic vastas ühe ajakirjaniku küsimusele, et kas häiris ka, et need mis iganes X NBA klubi fännid nii vaenulikud olid ja siis ta ütles, et te ei ole Serbias mänginud, et see on nagu nali kõik kogu see, et nad võtavad ikka nagu show'd edasi ja suur asi neile ja staarid on ju sees, eks ole, et staarid päästavadki nende jaoks kõbla selle MM-i veel. Et kui olekski poolfinaalid siin kes iganes, Maroko, Belgia ja Šveits ja siis keegi suurtest peab saama, et siis võib-olla natukene nagu raugeks see hullustus, aga ma arvan, et USA, kusjuures mul üks perekonna tuttav just täna jõudis Eestisse eile taga, rääkisime telefonis, ta ütles, et siis tuli tal meelde, et ma ju ka olen siin ikkagi jalgpallisõber kõvema ja ütles, et issand jumal, just tulin ühest nagu jalgpallihullude juurest ära ja nüüd peab hullustasin ära, et nüüd on samasse kohta lähen põhimõtteliselt tagasi, et seal ikkagi videod on päris ägedad, mis sotsiaalmeedias levivad, kuidas need fännid seal politseinikega koos jämmivad ja nii edasi, et eks ta on nii pidu ikka edasi ja ma arvan, et USA esitusega üldiselt võib ka rahule jääda, et ma arvan, et see oli võib-olla natuke utreerimine, et keegi arvas, et USA MM-i ära võidab, et ei, lihtne ameeriklane kindlasti võis seda arvata, ma arvan. No võib-olla, jah. Donald Trump võis ka seda arvata. Kindlasti ma arvan, et see protsent, kes üldse mõnda socceri mängu nägid sellel aastal või selle viimase paari nädala, see on päris suur see protsent, et jah. Aga ma arvan, et ta läheb ikka show'na edasi ja kõik on tore ja laseme ilutulest ikka pärast igat mängu ja võib-olla lennukeid. No seda ka. No eile õhtu oligi esimene õhtu, kus ühtki mängu polnud, et oli kui imelik olla ka või? Oli küll, jah. Ma kusjuures, ma isegi olin kalendrit valesti vaadanud, ma hakkasin mingi õhtul 5 aega vaatama, et mis veerandfinaalist ta ära, hops, vaba päev. Jah, aga tegelikult hea, ma arvan. Nüüd tulevad suhteliselt inimlikel aegadel, välja arvatud muidugi Argentiina mäng, mis on laupäev vastu pühapäeva kell 4. Kell 4, teised on kell 12, kell 10 ja kell 11. Veel on kannatab ära. Mõistlik, jah. Ja nüüd nad vist edasi lähevad ka enam-vähem nagu okeilt, et ma ei tea, tegelikult on nagu ägedad paarid, see mulle meeldib, et loomulikult see Norra ja Inglismaa on nagu ülim neist, aga ma arvan, et ei ole ükski selline vastasseis, kus nüüd sellel ei ole variantigi, et kõik need nii-öelda tugevamad selles paaris on näidanud, et nendega annab mängida, et ma arvan, et siin üks üllatus ikka sünnib, ma lihtsalt loodan, et mitte selles viimase veerandfinaalis. Selge, suur tänu, Oliver, tulemast, rääkimast, Argentiina usku levitamast siin. See oli siis Vivatbeti stuudio, järgmine saade tuleb meil siis, kui on veerandfinaalid mängitud ja saame vaadata juba, kes on siis need 4 tugevat meeskonda. No nii, ja see on klassikaline Gegenpressi. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Ja kohtunik näitab näpuga penaltipunktile. See tähendab penaltit. Kus sa oled? Mõista mängu, naudi hetke.